Head vaatajad! Meie oleme täna siin väikse seltskonnaga kogunenud siis kohvik Isusse, mis asub Pirita keskuses. Ja miks me siia siis tulime? Põhjus on väga lihtne, et otsustasime siis koos Ingriti kohvik Isu perenaise omanikuga täiendada veidi kohviku menüüd. Ja kuna käes on meil paljudel selline salenemise või vormi võtmise periood, siis otsustasime hakata pakkuma väikest valikut minu poolt välja mõeldud dieetmenüüle. Ja tänane üritus siis oli väikene degusteerimine, kuhu sai kutsutud siis hooaeg saatejuht Aveli Jänes ja moedisainer Timplus. Ja ma olin väga elevil, et Ingrid vaatas üle minu poolt pakutud retseptid, neid veelgi täiustades, et meil oli mõlemal väga põnev kuulda siis, et mida siis selline nii-öelda normaalne inimene sellest minu dieettoidust arvab. Ja mis nad arvasid, sellest kuulete te õige pea. Seniks aga mina ja Ingrid ootame teid siia kohvik Isusse teatud valikud toodetest proovima. Meil on menüüs siis hommikupuder, mis on täistera kaerahelveste ja rukkihelvestest valmistatud, lisatud veel munavalget ja kaneeli tõeliselt maitsev ja tervislik start igaks hommikuks. Siis on meil Caesari salat, mis on tõeline saleneja Caesari salat, aga sellegipoolest väga maitsev ja lisaks väga tervislik roheline smuuti ning te ei pea loobuma ka koogist, et kohvik Isu valikus on ka suurepärane saleneja kook. Et meie siis Ingritiga võtame teid siia neid tõoteid proovima. Ingrid, mis sa arvad sellest meie projektist? Väga huvitav oli. Endal on ka põnev, et olen mõelnud isegi selle väikselt salenemise peale ja täna siis tegime, degusteerisime ja testisime neid retsepte ja ise jäin ka väga rahule, et tõesti maitsvad. Et ei saa öelda, et ei oleks et oleks maitsetest puudust olnud või oleks lahjad, väga maitsvad. Et tulge kindlasti siia proovima ja maitske ise järele. Ja, ootame teid kohvik Isusse. Evelin, aitäh sulle kutsumast ja minu mõnest super idee teha selline tervislik menüü ja meil oli siis au neid kõiki proovida. Ja räägi, kuidas sulle maitseb, ma ootan põnevusega. Tead see, kui nüüd alustada sellest algusest, et me alustasime pudru maitsmisest, siis minu suureks üllatuseks oli väga hõrk ja hõrguks tegi see fakt vist, et see munavalg oli vahustatud ja see oli tõesti väga maitsev ja see kaneel ja ta oli nagu ikka magustoidulaadne, selles mõttes, et teeb tuju rõõmsaks hommikul kohe. Mis sa meie sellest tervislikust smuutist arvad, et see värv vist alguses ehmatas nii päris ära? Selle üle sai palju nälja, aga kõik tervislik ei näegi alati hea välja, ma arvan. Ja seal ju on nii palju tervislikke komponente, nii et see on, ma arvan, kohas nauding. Ja see maitses väga hästi. Jaa, ma ütleks siia juurde, et meie tervisliku smuutis ta on küll sellist roekas pruunikat värvi, aga seal sees on üks väga huvitav komponent, spirulina tabletid, mis on siis väga sellise tervisliku rikkaliku koostisega, annavad meie kehale hästi palju rakku toitu, et sellised koostisosad seda värvi muidugi muudavad, aga sa kinnitad siis, et tegelikult... See oli väga maitsev, see oli tõesti maitsev ja see oli selline kerge, aga samas kuidagi värskendav, et tõesti, kui mul on kõht natuke tühi, ma olen just treeni lõpetanud, siis see annab täpselt sellise väikse vungi ja sellise äratab nagu tõesti kuidagi ülesse. Kuidas see Caesar tundus sulle? Tead, sa rääkisid, et see Caesari kaste, et tegelikult Caesari salat ei ole üldse tervislik, et see on ikka päris suur kaloripomm, kui on tavalisest Caesarist rääkida, millel on need saiatükid peal. Aga see Caesari kaste muutis seda olukorda totaalselt. See maitses väga hästi. Ma pean ütlema, et ma tegelikult sinepi sõber ei ole, aga selles kastmes oli sinepit natukene, aga see maitses mulle. Ja see oli väga siuke krõmps, ma ütleks ka siuke värske, et ei olnud siuke raske salat. Ja me isegi ei pidanud loobuma koogist. Ei, ma olen ikka tõeline maiasmuut, tead. Tegi rõõmu, et sa oled koog. Ja see kook oli selles mõttes tõeline, kõige suurem üllataja, sellepärast, et ta oli magus, ta tõesti, oli ka lahja, on ju, aga ülihõrgutav, nii et ma soovitan absoluutselt kõigil tulla siia kohvik Isusse ja seda kooki ja ka teisi toite proovima. No Tim! Tšau! Tšau! Kuule,
mis sina meie sellest hõrgutist õhtustest tänasest arvad? Palun, nagu sa tead, siis ainult ausad kommentaarid. Jah, absoluutselt. Täitsa otsene tagasiside dieettoidust. Ma ütlen niimoodi, et mul mitte kunagi ei olnudki vajadust dieeti, mingit dieeti Sa oled üks väheseid õnnelikke. Aga see uus Evelini menüü on väga hea ja ma kindlasti tulen taas ja proovin. Et mulle väga meeldis see smuuti. Ma olen üldiselt nagu väga suur smuuti fänn. See värv oli väga huvitav ja ehmatav. Aga kõik toit on tegelikult väga sükene kerge ja värske ja mingit raskuse tunnet kõhus nagu ei tekita üldse. Et see on väga mõnus. Et ma arvan, et isegi tänase selle degusteerimise järel me saame öelda, et kindlasti ei ole dieettoit alati sugugi maitsetu. Ta võib pakkuda väga mõnusat naudingut ja mida mina ise nagu lisaks ütleks, et tõesti me sõime ära siin 4 käiku. Nii palju. Ja meil on kõigil hea olla ja me oleme täis energiat. See on väga fresh, jah. Jah, et ühesõnaga head sõbrad teile ka, et tulge proovige Kohvik Isus menüü järgi või proovige kodus teha veidi tervislikumaid valikuid ja mõelda välja selliseid lahjemaid retsepte. Et ma arvan, et nii minu blogis kui Kohvik Isu Facebooki lehel me hakkame ka väikseid vihjeid ja retsepte avaldama. Et aitäh sulle tulemast. Aitäh sulle. Ciao.